Täna on minu vestluskaaslaseks Antu Rohtla, mesinik, kes ei vaja teatud põlvkonnale kindlasti tutvustamist. Võib-olla noorema põlvkonna mesinikud ei ole nii teadlikud Antust, aga vanem põlvkond ütleb, et Antu on mesinike raudvara. Antu, aga sulle endale ei meeldi see sõna raudvara. Mis see teema selle raudvaraga on? Selle rauaga just. Raud läheb rooste. ja raud läheb rooste, aga sina ei ole mesinduse valdkonnas rooste läinud. Mis on selleks abiks olnud? No vaat ma nüüd teen väikse täpsustuse, ega kõik mind raudvaraks ka ei kutsu. Noored mesinikud kutsuvad mind tarkvaraks. Siis ütleme, et enam-vähem üks keskealised kutsuvad raudvaraks. Ja kes on siis nagu natuke vaenlased või teistel arvamustel, need kutsuvad vanavaraks ehk utiiliks. Et on mitmesuguseid arvamusi on selle vara kohta. Aga kuidas üldse mesindusse jõudsid? No see on minul vist nagu külge sündinud. Mina mäletan juba, et ma tundsin mesilaste vastu huvi väga varases nooruses. See võis olla kuskil Saksa okupatsiooni ajal, kuskil aastal 1942 või 1943. Nii et ma olin siis 4-5 aastane ja minu ema õe või tädi mees pidas mesilasi. Ja siis alati, kui me sinna külla sõitsime, tol ajal olid inimesed suure kui maal ja sugulased olid üksteisel elasid ligistikku. Meil oli tädi juure kuskil 5-6 kilomeetrit. Ja siis, kui me sinna siis külla sõitsime, tol ajal sõideti hobusega. Pandi hobune vankri ette ja vankri peale pandi istekott ja koti peale pandi siis vaip või tekk ja ema-isa istusid ette ja lapsed istusid vankri pärapoole, näoga tahapoole ja sõideti tädile külla. Ja siis ma mäletan, see võis Saksa ajal olla kuskil ma umbes 5-aastane, ma võtsin kaasa tikutopsi, isikse tikutopsi ja siis palusin tädimehe käest, et anna mulle nüüd 3 mesilast. Üks isa, üks ema ja üks tööline. Nii et see oli siis lapse küsimine, kust mina kõike seda teadsin. Ma arvan, et mul õed olid vanemad, ma olin perepesamuna, et õdede kõrvalt ma õppisin hästi varakult lugema, et ma juba 4-aastaselt lugesin ja ma lugesin esimesed raamatud, mis mul oli Mesilasema Summ-Summ ja Metsatalu vahvad loomad. Et lugesin seda ja ilmselt selle Mesilasema Summ-Summist sealt olid ka minu esimesed teadmised, et on olemas mesilasema, on olemas töömesilased ja on olemas siis isamesilased. Nii et nende teadmistega ma siis tädimehe juurde läksin ja küsisingi siis tema käest 3 mesilast. Aga muidugi tädimees ei andnud, jättis mu ilma ja ütles, et vaata poiss, kui sina oma kätega teed valmis taru, siis ma annan sulle ühe pere. No vaat, aga 5-aastase nagu taru tegemine käis natuke üle jõu ja seda ma siis kah ei hakanud kohe tegema. Aga mul see taru ehitamise tahtmine oli hirmus kõva ja siis ma mäletan seda, et ma võtsin aia äärest siis neid keraheinakõrsi ja mõõtsin sellega siis tädimehe tarud üle. Ega ma seest ei mõõtnud, ma mõõtsin väljapool. ja mõõtsin heinakõrtega üle, jätsin kõik meelde. Aga kodutee peal seal vankrist läksid need kõrred sassi, nii et ma ei tea siis missugune pikkus, missugune laius ja jäi siis tookord see
taru ehitamine katki, nii et tol korral ei saanud siis taru ehitatud ja läks hulga aastaid mööda. No umbes 5 aastat läks mööda ja jõudis kätte siis aasta 1949. No sõda käis vahepeal üle ja siis tulime tagasi jälle koju ja siis oli niimoodi, et tuli aasta 1949 ja siis tuli see küüditamine. Ja mina ei tea nüüd, kust kohast nüüd need vanemad isa, ema ja teada said, et me oleme ka siis nende küüditatavate nimekirjas ja lapsed peideti siis ära. Õed viidi kuskile ühte kohta, mind viidi teise kohta, tähendab lapsed ühekaupa niisuguse sugulaste juurde, keda arvati, keda ära ei hakata viima. Ja mina sattusin ühte metsavahi perre ja midagi muud lugeda ei olnud kui piibel. Piibel oli ja siis oli Mart Reiniku raamat Tegelik mesinik. Oli see raamat ja siis me lugesime, kord lugesime mesinduse raamatut ja siis lugesime piiblit ja siis mängisime kaarte ja siis patukahetsuseks jälle lugesime piiblit ja nii see asi siis möödus ja kui meil sai see aeg mööda ja küüditamine läbi oli ja viidi meid koju tagasi, siis see pererahvas, need 2 tädi, need andsid siis mulle kaasa selle Mart Reiniku raamatu. Ju neil jäi silma, et ma ikka seda raamatut nagu kippusin rohkem lugema vist kui piiblit. Ja anti mulle see raamat kaasa ja vaata siis ma sain asjast juba asjale pihta. Seal raamatus oli Eesti taru ehitus sees. Kõik mõõdud millimeetri pealt ja need ühesõnaga see andis mulle kõvasti julgust ja mina siis julgesin hakata siis taru ehitama. Meil oli, kodus oli niisugune kord, et ega minul ei keelatud tööriistu kasutada, höövlid, saed ja kõiki võisin mina kasutada. Ainult, et iga kord pidin siis tagasi panema oma õige koha peale. Seal suures toas või oli siis ühe seina ääres oli see kruupink või höövelpink ja saed, höövlid seal seina peal, nii et neid ma võisin kasutada, keegi ei keelanud. Aga lauamaterjali ma pidin isa käest küsima, sellepärast, et isa arvas, et peale seda puitmaterjali oli vähe ja ega ei lubatud poisil raisata. Kui midagi asjalikku teha oli, siis ei keelatud, seal kuldnokkapuuri ja nii edasi, ütles ära, ma tahan kuldnokkapuuri teha, küll mine võta pööninkult siis laudu ja tee see kuldnokkapuur valmis. Aga taru jaoks juba tead isa nagu kahtles, ütles, et äkki ootad veidikene veel, et kas sinust ikka on taru tegijat, aga mina olin väge täis ja hakkasin salaja tegema. Läksin jälle pööningule, mõõtsin lauajupi välja, tavaline servamata laud oli, nii et võtsin see lauajupi kaenlasse, tõin sinna alla tuppa, hööveldasin ära mõõtu ja ühelt poolt ja teiselt poolt servasin ära, ajasin sooned sisse, nii kuidas vaja oli ja panin siis kruupingi alla, ilusti virna. Ja niimoodi ma siis käisin õige mitu nädalat selle üle pööningu vahet ja tõin neid lauajuppe ja siis passisin selle aja ära, kui ükskord isa läks veskile, siis hakkasin taru kokku panema ja kui isa õhtul veskilt tuli, siis oli mul taru, kere oli koos, katust ainult ei olnud veel. Ja isa tuli, vaatas ja mitte üks sõna ei ütelnud ja
ja siis oli, noh, eks ma siis tegin seda edasi ja sain katusega peale. Ja ma arvan, et ma ikka üsna vara kevadel sain selle taru välja õue peale ka viidud. Aga noh, värvi ei olnud ka saada ja siis ükskord isa käis Valgas. Noh, Sangastus oli Valka 27 kilomeetrit, siis käis mingisugune buss käis ka veel ja siis isa tuli Valgast ja tõi siis mulle, noh, purkikese pruuni värvi. Vaat muud värvi tollal saada ei olnud, oli mingisugune pruun värv, tõi selle pruuni värvi ja siis ma sain selle taru üle värvida. Aga see oli juba nagu tunnustus, et nüüd on ikka poiss on selle taru tegemisega valmis saanud. Aga nüüd, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, kõik need tööd teha käsitsi, absoluutselt käsitsi ja eriti igav oli raamiliistude saagimine, see ka käsitsi kogu aeg niimoodi. Saagida kõik need raamiliistud käsitsi valmis ja siis raamid kokku panna. Pidi hirmus tahtmine olema, kujutan ette. Et praegu lased masina peal ja siis ka see raamide tegemine on päris tüütu töö. Kui vana sa siis olid, kui sul esimene taru valmis? 11. Jah, 11 ja. Aga siis juhtus veel sedasi ka, et no ma olin hästi väikest kasvu. Kui ma lõpetasin 7 klassi, siis oli mul pikkust 1,40 m ja kaalusin kuskil 44 kilo. Ja pärast siis selle, noh, tolleaegse põhikooli või 7. klassis kooli lõpetamist mina tahtsin siis minna Võrru kohaliku tööstusteknikumi puidu töötlemist õppima. Aga sinna mind ei võetud vastu, sellepärast, et seal vastuvõtukomisjoni koosseis oli seisis ühest vuntsidega onust, ainult see vaatas mind ja ütles, et kuule poiss, mine õige kodu ja söö odraputru veel 2 aastat. Nii, ja siis, et kasva vähe ja et noh, nii väikest kasvu, et puidumasinatega ja nendega, et on noh, nagu halb töötada ja siis ma mõtlesin, et noh, et ega põllumeestele vist neid pikkuse ja kaalu mõõte nagu eriti ei seatud ja läksin siis Antsla põllumajandustehnikumi ja sinna võeti mind vastu mingisuguseid nõudmisi esitada, ega pudru söömiseks käske ei antud. Nii et ma olin enne tehnikumi astumist olin selle mesinduse õpetajaga nägupidi tuttav ja nii kui ma sinna tehnikumi läksin, nii see Leo Olesk võttis mind oma käe aluseks ja nii ma siis, kui olid kõik need õppepraktikad ja tööpraktikad ja kui vähegi võimalik, siis jällegi tuli ja kutsus mind Mesilasse, siis ma läksin ka ja ma läksin hea meelega. Ja eks ta oli huvitav ka muidugi. Muidu seal kevadised kõik need hooldustööd, neid saad ära tehtud aga kõige huvitavam oli muidugi see, siis mina vist olin juba kuskil 3. kursusel, nii et see võis olla kuskil 55 või niimoodi 55. aastal, kui vedasime siis mesilasi Värskasse Kanarpiku peale. Ja seal oli sõja ajal vets ära põlend ja väga suurtel aladel olid siis need Kanarpiku väljad, aga need olid parasjagu 10 aastaga nagu taastunud. Ja seal oli väga ilus Kanarpikk oli ja ka kõige huvitavam oli see lugu, kui mee võtmine tuli. Praegu muidugi öeldakse, et mis juttu sa ajad, et vurriga ei saa keegi Kanarpiku mett kärjest kätte ja tol ajal muid riistu ei olnud. Presse ei olnud ega midagi, et nüüd ja siis oligi niimoodi, et kiiresti võtsime siis tarust mee ära ja siis oli mingisugune käru ja selle käruga viisime siis sinna Kanarpiku raiestikku äärde, seal oli setutare. Viisime setutarre kööki ja seal kohe kaanetasime lahti ja siis oli niisugune riistapuu nagu mee kobestaja ja tollega siis kobestati see, kaanetati lahti ja kobestati ära, see oli niisugune nagu riidihari, aga seal karvade asemel olid naelad.
selle kobestati mesi ära ja kohe tarusoojad siis vurri ja muidugi vurri ringi ajamine käis sedasi, ei mingit elektrit ega niisugust luksust, et noh, et nagu nüüd ma panen sellise kiiruse ja panen nii pikaks ajaks peale ja kõik käis vändaga ja siis aga nii rikkalik meie aasta oli, et setu kellapommid ka tilkusid meest. Muidugi, kuidas nemad meeseks said, pommidega kell oli, see tuli üles tõmmata, kett oli ja pommid olid ka aga kuskile oli jupp ketti kaduma läinud, nii et see kett oli hästi lühike, nii et seda kella tuli praktiliselt iga 2 tunni tagant uuesti pomm jälle üles vedada. Ja noh, jällegi käte pesemine käis silmapesukausist, vett tuli tuua õue pealt, ega siis seda vett ka nii tihti ei vahetud, see vesi oli, ma arvan, et üsna magus, me ei maitstud küll, aga must oli ta küll näha, et seal pesime siis jälle käsi ja jälle tööle ja siis jälle kellapomme üles tõmbama ja nii et ühesõnaga jah, et nii rikkalik meie saak oli, et setu kellapommid tilkusid lausa meest. Ja siis oli, mina lõpetasin ju tehnikumi 56, mind suunati tööle Otepää, toonane Otepää rajoon oli kolhoos Kalev, noh, kes teab Eestimaad, see on siis endise Ilmjärve mõisa ümbruses oli see kolhoos, nii et see Kalevi kolhoos ja mind suunati sinna siis tööle, aga mina läksin kohe esimesel talvel 56, läksin siis EPA kaugõppesse õppima. Aga minul juhtus jälle see, et ma järgmine sügis kutsuti mind Vene kroonu ja siis mul jäi see EPA siis tol korral pooleli ja siis, aga kui ma tagasi tulin Vene kroonust ja läksin statsionaarsesse osakonda. Lõpetasid EPA, mis just edasi sai? Soo, siis või? No, siis läksime tööle, tähendab Türi sovhoostehnikumi. Vaat ühe ürituse ma tegin EPA-s ka, EPA juures aspirantuuri astumiseks, aga seal ma sisse ei saanud, sellepärast, et hea sõber Indrek Older, tema sai 1 punkti rohkem kokku kui mina, tema sai sisse, mina ei saanud ja mina läksin siis selle peale, läksime ära majandisse tööle ja seal majandis 2 aastat või 3. Ja siis tuli üks mees, kes oli varem Türi sovhoostehnikumi osakonna juhataja, aga see oli sealt ära läinud aspirantuuri Sakku, see oli Mati Tamm ja tema siis tuli ja tema hakkas mind siis agiteerima, et tule ära aspirantuuri ja enne seda oli veel läinud ära sealt samast Türilt direktor asetäitja ja siis tuli Türile ka uus direktor tuli. Türile uus direktor tuli ja see direktor tahtis siis ühesõnaga Türi sovhoostehnikumist teha näidis sovhoostehnikumi ja siis oli tal vaja asetäitjat teaduse alal. Ja siis ta tegi mulle ettepaneku, et sul aspirantuur lõpetamisel ja lõpetad ära ja tuled siia tagasi ja asetäitjaks teaduse alal. Ja mina olin nõus ka selle asjaga. Ma ütlesin, tead nõus, et korter olemas ja pere elab seal ja aga siis ühel ilusal päeval kutsuti mind siis ministri juurde ja muide minister oli tollal ka Rohtla. Kutsuti ministri juurde, läksin siis sinna. Ministri juures istub siis instituudi direktor Ilmar Jürisson ja kutsutis mind ka sinna laua äärde ja siis minister ütles rahulikult, et sa peaks ju teadma seda, et direktori asetäitjad määrab kohale minister, aga mina sind sinna Türile ei määra. Nii. Ja siis käis instituudi direktor Jürisson käis välja siis, et
noh, aga me anname sulle valida, kui sa tahad majandisse minna, me anname sulle valida 4 majandit. Kas sa lähed Antsla sovhoostehnikumi, lähed sinna Oluspere sovhoostehnikumi, lähed sinna Kuusiku katsebaasi või lähed Simuna sovhoosi. 4 majandit andis valida. Ja no siis ma vaatasin, et ma valin nendest 4 hullust ühe veel hullema ja valisin Oluspere. Ja läksin siis Oluspere ja sattusin sinna Oluspere niisugusel ajal, kui sinna hakati rajama, tähendab, mesinduse eriala. Tollel ajal tuli välja üks määrus, üleliidune määrus, kus oli ära märgitud, et nüüd tuleb üle minna üldisele ja täielikule keskharidusele. Nii et oligi siis niimoodi, et vaata, miilitsad hakkasid ka Tartus käima 2 kaupa, muidu ei andnud keskharidust välja. Vene ajal oli see haridustase, Venemaal oli 10-klassiline keskharidus. Need Tartu miilitsad käisid 2 kaupa seal selle Raekoja platsi peal ringi, muidu ei andnud 10 klassi välja. Ja siis nemad ja siis tuli see üldine ja siis lõpetati ära mesinduse õpetamine, lõpetati ära Räpina mesinduskoolis ja lõpetati ära Arkna mesinduskoolis. Kuigi Arknas oli väga tugev õpetaja, oli see Talts ja lõpetati seal ära, sellepärast 1 aastasi neid ei tahetud enam ja siis toodi see Oluspere üle. Ja no Olusperes muidugi algul tuli teha siis Potjomkini küla. Olusperes ei olnud ju mesilat. Nii et seoses selle mesinduse eriala sinna üle toomisega osteti uued tarud. See oli pluss kõik. Tutti uued tulid kohe tööstusest, värsked tarud, tutti uued tarud. Mesilased osteti vabariigi pealt kokku 120 peret. Ja siis löödi siis see mesilamaja ka sinna püsti, vist see Soome maja tüüp number 6 või mis ta oli, sinna mesilamajaks. Ja toodi siis mesilased sinna kokku ja samal aastal oli siis Moskvas oli ülemaailmne mesinike nõupidamine, Appimondia konverents oli Moskvas tol ajal. Ja siis need Moskvast üle maailma koos olevad mesinikud, kui nemad tagasi tulid ja nemad tahtsid siis näha ühte Eesti teaduse asutuse mesilat. Aga Eestis ühelgi teaduse asutusel mesilat ei olnud ja kuna siis Oluspere oli Maavis instituudi majand, Maavis instituudi teadusasutus ja siis sinna spetsiaalselt käsu korras rajati sinna siis mesila, nii hästi kähku ja siis tulid need suured Appimondia asjapulgad tulid Moskvast seda mesilat üle vaatama, leidsid kõik uus muru, uus maja, uued mesipuud ja autasustati siis seda Oluspere mesilat, autasustati Appimondia väikese hõbemedaliga. Ja siis muidugi need esimesed mesinike lennud, kes tulid algu, keda seal vastu võtsime, need olid väga motiveeritud noored inimesed, nemad tahtsid mesinikuks saada. Olustvere esimene lend olid selle lõpetamise juures. Seal on tänaseni tublisid mesinikke. Perekond Talimaa, Marje Riisk, Jaak Riisk kahjuks lahkunud meie hulgast, Mati Aabel. Mäletad sa neid nii-öelda õpilastena? Jaa, mäletan küll. Nad olid õpilastena ka tublid. No isegi ütlen niimoodi, et Marje Riis oli kuidagi tagasihoidlikum, tema nagu eriti silma ei torkanud, aga Jaak Riis oli väga tubli. No Talimaad, Ülle ja Vahur ja need olid väga tublid ja siis Mati Haabel. Nemad on kõik jäänud meelde ja Mati Haabeli ja Talimaadega me suhtleme tänapäevani.
Mati mulle vahetevahel siin õhtut helistab ja siis räägime väga pikad jutud maha. Ja siis, et noh, ja muidugi Talimaad, nemad jäid ka oma eriala juurde ja nüüd on nad ikka klass omaette. Ja muidugi staaži ka, nende, vaata täpselt lõpetamise aastat ma ei mäleta, kas see võis olla siis kuskil 75 või oli ta 76, kui nemad lõpetasid, kui võtta niimoodi üle 50 aasta. Ja nüüd on nad ise tublid mesinduse õpetajad nii-öelda, kursuslased käivad nende juures. Aga tulemegi mesinduse või mesinike õpetamise juurde tagasi praegu selle teemaga. Mida sa arvad, Andu, kas Eestis on mesinikke juba liiga palju? Hea küsimus. Mesinikke. Keda nüüd lugeda mesinikuks? Mõnes saab lihtsalt mesilaste pidaja, aga mõnes saab mesinik. Mesinik peab olema, ka ütleme, et hinge poolest mesinik. Et ta elab mesilastega samas rütmis ja samas looduse rütmis. Osa on, kes peavad ennast mesinikeks ja nii edasi. Osa on mesilasest teinud endale töövahendi. Ja see inimene, kes seda töövahendit kasutab, on kas siis lihtsalt tööline või on ärimees, emba kumba. Aga ütlen, päris ühte patta panna kõiki ärimehi ja mesinikke ja nii edasi. Seda mina ei julgeks, aga samal ajal ma ei oska ka täpselt vahet teha. Keda liigitada ühte või teise rühma. Minule endale meeldiksid rohkem või on sobivamad vestluskaaslased ja nii edasi. On ikka need, kes elavad mesilastega ühte sama elu, täistsüklit. Tähendab, nii kuidas loodus on, nii on ka inimene, nii on ka mesilane ja nii edasi. Mesinik on ikka selline, inimene peaks olema ja sellised suhtlema mesinikega, et tal talvega mitte üle 10% välja ei läheks. Aga kui üle 10% peredest läheb välja, see minu meelest on veel õpipoisi staatuses. Ja ajada siis see arv päratu suureks, ma ei tea, mõnes mõttes võib-olla ta on nagu omal ajal oli see vana Möldri veisekasvatuse süsteem. See noor leht, kes esimeses laktatsioonis üle 4000 liitri lüpsnud, see läks piimakombinaati või lihakombinaati. Aga seda ei suutnud akadeemik ära oodata, et maksimaalne toodang saadakse 3. laktatsioonis. Niisama on nende mesinikega ka, kes siin mõni peab kole palju peresid, siis ta ei käi sellest üle, ei suudeta kindlaks määrata neid haigusi, võib-olla jääb ka ravi, jääb natuke puudulikuks ja siis tulem ongi see, et talvega läheb välja umbes veerand mesilasperedest. Seda mina arvan, et seda on natukene palju. Aga tuleme teise äärmuse juurde, kui palju on, sa ise ka loed seal Facebookis, eks ole, mesindushuviliste klubis ja ka, et mõni hakkab pidama mesilasi umbes niimoodi, et võtab kevadel taru ja pere saab ja arvab siis, et sügisel läheb või ütleme hilissuvel läheb, korjab selle mee ära, et ei ole mingit koolitusi ega midagi saanud, et kas mesinduses õppimine või kursusel käimine on sinu meelest vajalik? Kindlasti vajalik, nagu iga ameti juures. Praegu isegi, alles see aeg oli, kui näiteks koristaja tööd hinnati väga madalalt, et mis see on, kui sa mujal ei kõlba, siis lähed koristajaks. Soomes õpib koristaja 2 aastat. Enne kui talle see mopp kätte antakse, et mine nüüd põrandat üle võtma.
aga tuleme siin paralleelselt nüüd mesinduse juurde, kui tähendab, ütleme, mitu tundi peaks olema mesindusõpet eelnevalt, et ma võiksin üldse hakata mesilasi paari peredki pidama. No see tund on küll selline, ei saa täitsa niimoodi mõõta, aga et ütleme, palju me peaksime eelnevalt teooriat lugema, õppima, kuulama targemate käest ja palju me peaksime olema mentormesinikuga koos mesilas enne seda, kui alustada omal käel. No ma tulen jällegi selle Mart Räiniku raamatu juurde tagasi. Mina pean seda kõigi aegade Eestis välja antud parimaks raamatuks. Esiteks ta ei ole väga paks, ta on kuskil umbes 160-170 lehekülge. Seal on kõik olulised asjad ära öeldud, tähendab, kui inimene on selle raamatu 2 või 3 korda läbi lugenud, nii, ja siis 2 aastat, ütleme, töövarjuks olnud mõne praktilise mesiniku juures, vaat siis võib juba hakata pidama. Nii, aga sina oled ise ka kirjutanud mitmeid õpikuid või ütleme koolituse brošüüre. Nende järgi saab ju ka. No kuidas keegi. Need pole ainult kättesaadavad. Trükiarv oli niivõrd väike, ütleme sinu aastaringi raamatud. No jah, vaadake lugu sedasi, et siin vahepeal see asi muutus, tähendab, taheti teha väga head raamatut ja see kaasaegne mesindus või tänapäeva mesindus. Aga ausalt ütelda, see ei ole päris hästi välja kukkunud. Ta on mõne koha pealt raskesti arusaadav ka niimoodi, et need autorid, kes seal on selle raamatu koostanud või sinna kirjutanud, ei ole lugenud eriti palju kirjandust. Seal on mõned niisugused seisukohad sees, mis on ümber lükatud juba 30 aastat tagasi või rohkem. Nii, tõsiselt ümber lükatud. Aga selles kaasaegse mesinduse raamatus pannakse ikka sisse nii nagu 30 aastat tagasi. Ja minu meelest, kes on siis selgeks õppinud ja kes ei ole. Tähendab, mida mina pean oluliseks? Ma pean väga oluliseks, et ikkagi mesinikud pidevalt loeksid kirjandust. Ainuüksi internetist on vähe. Seal on, ma toon mõne näite. Näiteks mina olen kasutanud siin varalesta tõrjeks 8 või 9 aastat. Ma olen kasutanud Bivital Hive Cleani. Ja muud ma ei ole kasutanud. Ma olen ainult seda kasutanud. Ja mul viimase 8 aasta jooksul ei ole mitte ühtegi peret välja läinud. Nii. Samas internetist ma loen üks kaalukas tänapäeva mesinik, oli ka tükk aega Mesinike Liidu juhtkonnas, kirjutab niimoodi umbes, kes kasutab lesta tõrjeks Hive Cleani, see jätku oma mesilasperedega jumalaga. See ei mõju. Nii. Mõjub küll. Ainult, et küsimus on selles, ükskõik millest vahendit sa kasutad, kõigepealt selle kasutamine tuleb ära õppida, kuidas seda kasutada täpselt. Ja teiseks, iga selle vahendi kasutamise järel sul peab olema mingine tagasiside. Ma siin aastaid, kui ma siin hakkasin selle Bivitaliga lesta tõrjuma, mul oli ikka 4-5 peret, millel olid, need võrkpõhjad all. Ja ma iga õhtu käisin ja lugesin need lestad üle. Iga õhtu. Nii, maha kukkunud lestad peale. Ja vahest peale tõrjet oli suve teisel poolel, et ühe pere juures ma lugesin ikka mitusada lesta, kes need päeva jooksul maha tulnud. See võttis kõik aega, aga mis see mulle andis? See andis mulle seda, et kui ma nüüd tegin selle Bivitaliga niimoodi, siis mul tuli lesti rohkem maha. Kui ma tegin natuke teistmoodi või oli see lahus oli jahe või jäi see vahe pikaks siis tuli lesti vähem maha. Tähendab, mul tekkis mingisugune teadmine, et mismoodi ma kasutan. Niisama ma olen kasutanud ka, ütleme, teisi siin näiteks sakslaste
seda Nassenhaideri süsteemi, mis tugineb sellel sipelkappel ja nii edasi. Sealt ma sain ka hea kooli. Sakslane muidu täpne inimene, aga juhendisse kirjutab, et kui välisõhu temperatuur on seal alla 12 kraadi plussi, et siis ei tasu seda Nassenhaideri süsteemi kasutada. Aga samas jätab sakslane märkimata selle, et kui ma kasutan ja kui ma panen selle sipelkappe sinna tarru aurama, et samal ajal tarus temperatuur tõuseb ja ei tõuse mitte vähe, vaid tõuseb kuskil kraad 1,5 kuni 2. Nii. Ja sellega see sipelkappe aurustamine veel suureneb. Ja lõpptulemus oli see, kui ma seda proovisin, seda sakslaste süsteemi, ma tapsin siin sügisel septembrikuus omal 8 ema ära. Selle sama põhjusega, et ma panin need selle peale sipelkappe, pered hakkasid, reageerisid, temperatuur tõusis, sipelkappe hakkas rohkem auruma ja see aur hakkas siis emasid ja noori mesilisi tapma. Tähendab, ise tuleb ära õppida need vigurid ja ja teine asi see, et kui ikka teha vedelikuga, mitte auruga, vedelikuga saab, ütleme, et mesilastega parema kontakti ja lestad tulevad paremini maha. Nii et see interneti jutt, et jätkuva mesilasperedega hüvasti, see jutt ei ole päris pädev. Seal mesindushuviliste klubis lugedes, et olles ise mesindussektoris nüüd 10 aastat ja korraldanud neid koolitusi, siis väga hästi ju tean seda infot, et kes millal on mingi kursuse lõpetanud ja vahel loen ise ka muigega, et kuule, sa alles käisid kursusel, sa olid 0 algaja ja aasta või 2 hiljem räägid kui ekspert. Et see ongi see sõnum ka, et ei maksa interneti neid arutelusid iga kord uskuda, et tuleb ikka vaadata, kes räägib ja mida räägib. Just seda, kes räägib. Kes räägib. Sellepärast, et siin on ju läbi jooksnud küll niisuguse arvamusi, et mis see mesiniku amet siis on, et 3-4 aastat on asi selge, täitsa klaar ja võib siis teha. Ei ole. Minul saab nüüd tänavu suvel 7. juulil täis 73 aastat ja mina ei julge endale vastu rindu lüüa, et ma kõike tean. Ei tea. Sa oled öelnud küll niimoodi, et õpi palju tahad või praktiseeri palju tahad, mesilane üllatab sind ikka. Üllatab ikka. Ükskõik mis ajal, et sa lähed sinna juurde, et midagi on ikka uudist. Nii et seda, et sa kõike seda mesilase hingeelu otsast lõpuni tead, ma arvan, seda ei saa üldse kunagi teadmagi. Aga tuleme koolitamiste juurde nii palju tagasi. Mis sa arvad õppereiside vajalikkusest? Sa oled ise mitmel õppereisil osalenud. Vot ongi sinu staaž on nii pikaajaline, aga kas sa mõnel õppereisil siiski midagi leidsid uut? Näiteks kui me käisime Lätis seal, kas või Valmiera küljal Arvansi juures? Mõtteid kindlasti. Et seal, ütleme, et need tarud, mis olid seal mitmes sektsioonist kokku pandud ja need olid väga arukalt tehtud ja hästi läbimõeldud. Aga praktikas tekib väga palju igasugust lisakola, mida peab kuskil ladustama, kuskil hoidma ja nii edasi. Ja seda võib sul vaja minna ainult üks kord suve jooksul kuuks ajaks. Näiteks seda pisikest sektsiooni, mis tal oli seal 1/4 sellest poolraamist veel tehtud ja nii edasi. Kõik võigi olla. Aga kas ta ka hea on? Kas seal taga on pidevalt niisuguseid katseid? Ma ei taha nüüd tänapäeva neid halvustada, aga millega ma olin Mai Endlaga hästi päri. Ühesõnaga, ma olen sellega päri, et paarumispere ei tohi olla väga väike. Tehakse nüüd pisikese kastikesse, eks ole, pannakse klaasi täis mesile sisse, ema ka sinna ja
ja noh, kui ema ära paarub ja ta sealt kohe ära võetakse, suude peresse pannakse, on vist asi korras, aga kui tema jääb sinna vinduma nädalaks 2, eks ole, noor ema, ta kõhestub ja kidub seal ära ja juhtub ka niimoodi, et kui ta on seal liiga kaua väikses paarumisperes olnud, antakse ta põhiperes sisse, ta võetakse lihtsalt maha. Lastakse tal natuke munema hakata, ta ei ole hea. Teine asi, see, et noh, millega ma ei ole suutnud siin mesinikele üldse selgeks teha seda asja, tõuaretust näiteks. Meil käib tõuaretus emade põhiselt. Et mesilas ema toome kuskilt sealt Itaaliast toome ema või toome siit mõne emade kasvataja käest mesilas ema ja meie värskendame tõugu. Tegelikult see päris nii ei ole. Kui me tahame mesilast tõugu parandada, siis me peame kõigepealt õppima isa mesilasi või leski kasvatada, mitte emasid. Sellepärast pärilikkus antakse edasi isalt, antakse edasi oma tütrele. Nii, tütar hoiab seda pärilikkust ja annab edasi selle oma isas järglasele. Mitte niimoodi, et see ema, noor mesilas ema annab oma isa omadused edasi oma emas järglasele. Ei, emas järglane on ainult selle pärilikkuse edasi kandja. Tegelikult on, ütleme, et pärilikkus pärineb isa mesilastelt. Ja nüüd siiamaale me oleme sellega tegelenud, et me kasvatame emasid ja üha püüame teha kunstlikku seemendust ja nii edasi. Mina olen ka selle läbi proovinud, selle kunstliku seemenduse, mesilasemade või instrumentaalse seemenduse, aga ma jätsin pooleli. Ja miks ma pooleli jätsin? Sellepärast, et esiteks, mina ei suuda valida kõigepealt neid oma kasvatatud emasid, kellel on parim orienteerumisvõime ja kellel on parim lennuvõime. Ma ei suuda neid valida sealt, kui mul on nad kasvatatud seal 20, 30, 40 tükki reas, nad on kõik ühte nägu, nad on kõik ilusad ja armsad. Nii, ma ei lööks neid ühtegi maha, aga ma ei oska valida nende seest, mis ikka see kõige parem on. Mis mul see kõige parem on. Nii, teine täpselt samamoodi, noh, kui ma kasvatan kuskil perest neid isamesilasi, ega need on ka mitmesugused. Need on nagu sõjavägi, osa sõdureid on head sõdurid, osa on arad ja nii edasi. Ega mesilaste hulgas täpselt samuti isamesilaste hulgas niisama. Ma ei oska valida, millise ma nüüd valin isamesilaste hulgast, kellega spermat võtta. Mina ei oska valida, aga nüüd räägivad siin, et nemad oskavad. Ei oska. Parim kriteerium on ikka see, kui loodus ise valib. Tähendab, ema valik toimub niimoodi, kui ema tuleb välja ja kes on nüüd jälginud seda, kui ema läheb nüüd ma olen liiga spetsiaalselt, võib-olla ei paku huvi või? No räägi. Et mesilas ema, kui tema tuleb tarust välja, läheb oma paarumis või pulmalennule, mis ta siis kõigepealt teeb? Kõigepealt ta kerib ennast ülesse 7-8 meetrit, tähendab töömesilaste lennuavast või lennualast kõrgemale. Sellepärast, et töömesilased võõrad võivad paarumata emale kallale tungida ja ta lihtsalt, mina olen näinud küll ja ma ei jaganud ka seda välja, et ma leian maast ühe niisuguse väikse nutsaka mesilasi, hunnikus kuskil siin muru peal maas ja mis seal keskel on noor ema. Noh, algul ma arvasin, et noh, see on nüüd tagasi tuleja ema ja ta on sinna maha kukkunud. Ei ole. Tema on see vilets ema, kes ei ole jõudnud lennumesilaste siit lennualast kõrgemale tõustada. Loodus valib ise selle välja ja hävitab selle viletsa ära. Nii. Ja isa mesilik täpselt samamoodi. No, mina ei oska valida seda isa mesilast, kellega spermat võtta, kes on parim lendaja. Nii, ei oska valida. Nii, küll, kõik on teoreetiliselt selge suurtes raamatus kirjas, noh,
laseme selle aerosoolvärviga üle ja meil on siis kõik sellest ühest kindlast perest pärit lesed ja nii edasi ja nii edasi. Aga sellest kindlast perest võib olla ka leski mitmesuguseid, kes näiteks, kui ema läheb paarumislennule, kes ei jõuagi emale järele. Aga me võtame nende käest spermat, paljundame neid ja rikume oma mesilaste sordi ära või tõu ära. Nii. Tähendab ikkagi, kui tema on üle 10 miljoni aasta niimoodi hakkama saanud, siis laseme ta jätkab samamoodi. Mis sellest siis, et küll ma kasvatan 50 ema, aga ma saan sealt 25 paarunud ema. Need pooled pididki otsa saama, need olid viletsad. Aga kui ma need vägisi ära paaritan, eks ole, aparaadi all ja panen siis nad siis peresse ja ma aasta pärast pean nad jälle välja vahetama. Et ikkagi mesilaste juures ma arvan, et see looduslik valik on ikka kõige õigem valik, mida issand jumal on teinud siin 10 miljonit aastat. No tehku teine 10 miljonit edasi. Milleks meie hakkame vahele segama? Sina oled palju suhelnud ametkondadega, kirjutanud märgukirju nii ametnikele kui erinevatele põllumajandusministritele ja kuidas sa nüüd ise arvad, kas midagi on hakanud nagu muutuma ka, kas see jää on nüüd sulama hakanud, et ametnikud tunnevad nagu rohkem mesinduse vastu huvi või muret või ütleme? Vaat ma olen ise nagu viimasele distantseerunud neist asjadest, et ma nagu täpselt ei oska ütelda, aga mul on nagu tunne, et ega siin erilist muutust toimunud ei ole. Vaat vanasti oli, olgu pealegi, Vene aeg oli kehva aeg ja nii edasi, aga siis oli seal põllumajandusministeeriumi juures oli aianduse mesinduse valitsus. Seal oli mesinduse osakond. Mesinduse osakonna juures oli veel mesinduse nõukogu. Nii. Nüüd see mesinduse osakond, see ministeeriumi juures, nemad olid seal pidevalt. Nad pidevalt suhtlesid nende ministeeriumi teiste ametnikega, teiste valitsustega, teiste osakondadega ja nii edasi. Nii et nad olid pidevalt see silma all. Nüüd, kui mina lähen sinna ministeeriumi tead, praegu mind enam keegi ei tunne ka seal õieti. Ja siis nad kõigepealt küsivad, et kes sa oled üldse? Kelle juurde sa minna tahad? Ja nüüd on ministeeriumi struktuur ka muudetud. See on ka muudetud. Tähendab, iga eriala peale on eraldi inimene. Tähendab, kui mina tahan rääkida mesilaste tõuaretusest või emade kasvatusest, siis tuleb mulle seal, mis selle neiukse nimi nüüd oli, ma ei mäleta. Ja ei ole oluline ka, et kena noor neiukene tead, ma räägin taga tead, eks ole. Nii. Ta on tegelikult ülikooli lõpetanud, aga ta on botaanik. Temal nendest mesinduse süsteemidest ja on raske aru saada. Ta kuulab lihtsalt ära. Räägin ma teise mehega, kes on vastutav vetarst, vastutav mesilate haiguste eest. Tema on jälle eraldi. Tema vaidleb ka mulle vastu. Oi, mul on ämmal seal Kohilas on aias 4 mesilasperet. Ma tean väga hästi, mis need haigus on. Tead küll, aga kuidas need haigused levivad, kuidas neid siia-sinna, ei tea. Aga ei ole, meil ei ole seda ühtset niukest, esiteks ei ole koordineerivat mesinike organisatsiooni, kes oleks ühe laua taga ja teiseks ministeeriumil ei ole ühtset seisukohta mesinduse kohta üldse. Siin oli 4-5 aastat tagasi või isegi rohkem. Kui tuli jutuks siin ministriga tuli jutuks ja mesinike liidu päälikuga ja nii edasi, et meil on vaja mesindusalast seadusandlust. Tähendab, mesindusseadust või midagi nihukest. Ja tehti mulle see ettepanek, et kirjuta. Ma kirjutasin kokku ilusti ja saatsin ära mesinike liidule, et ei, sinna tema jäi.
noh, et kas ikka on vaja, et noh, Taanis on ja Rootsis jälle ei ole ja kas meil ikka on vaja jah, et saab äkki ilma läbi ja aga näiteks ütlevad, kui praegu võtame niimoodi, et noh, on olemas niisugused teatud niisugused, kuidas ütelda, röövmesinikud või tema tuleb, on kuulnud, ahah, et näed, kurat, see mesinik saab siin, eramesinik saab nüüd korralikult saagid, 50, 60, 100 kilo pere kohta. Tema tuleb, paneb pool kilomeetrit siit eemale oma gruppi maha, 20 peret. Nii, ta on minuga ühe korje maa peal, mina ei tea sellest midagi. Nii, võib-olla on tema mesilased haiged. Paljuneb see haigus ka minu mesilasse. Seda ei saa reguleerida. Teiseks, korjemaa. Kui mina saan tänapäeval selle korjemaa pealt enam-vähem korralikud saagid, siis kui mulle tuuakse siia pooled mesilased juurde, siis ma kardan, et mina saan vähem ja tema saab ka vähem. Ja seda on, siin on ju siin Võrtsjärve ääres, kus on need võsased ja niidualad ja nii edasi. Pärnumaalt tuuakse massiliselt sinna mesilasi, mul on seal üks tuttav. Nii, tema ütleb, et üks grupp pannakse siia ühele pool kilomeetrit, teine grupp teeb kilomeeter maad teisele poole ja tema korjemaa jääb lahjaks. Nii, tähendab, meil ei ole selle korjemaa kasutamise osas, ei ole, tähendab korda ei ole. Ja sama kurtis ka kadunud Lembit Ellamaa, temal oli sama lugu, temal ka head meesaagid, nii, mitte sellepärast, et tal väga head korjemaad olid seal, vaid lihtsalt Ellamaa oli ise väga heade oskustega mesinik. Nii tõi üks teine mesinik, ka tuntud mesinik, suur mesinik, pani tema kuuseheki taha, 100 meetrit eemale, oma 20 gruppi maha sinna, nii. Ja oleks sõnagi laud, aga ta on naabrimehe maa peal. Minul ei ole õigust naabrimehe maa pealt keelata, panna sinna mesilisi maha. Tähendab, meil ei ole seda korda ja ei ole vastastikust lugupidamist ja nii edasi. Täpselt õige, et lätlased saavad, meie ei saa. Lätlane on Läänemere slaavlane, meie oleme soome-ugrilased, nii et meil on niisugune väikene omavaheline jönn ja kius, nii et me ei saagi omavahel hästi läbi saama. Aga korjemaast hoolimata on sinu mesi väga hea, sul on ilusasti sildistatud mesi, et kõik andmed asjad peal, et paljud mesinikud on ikkagi nii-öelda, mina ütleksin nagu võsamesinikud, ütlen selle nimega, et kes müüvad oma mett ilma siltideta ja ei taha nagu ennast nagu tarbijale teadvustada, kes nad on ja kus on mesi korjatud, et sinul oled väga korrektne. Ja meie laual on siin ka meejook, kas Antu, meil on ju pitsid laual, see kõik avaliku, võtame päeval kohe kohvi kõrvale pitsi, aga see oli meil tervistav jook ju. Jah, ongi. Mis asi siin oli? Mesi ja meest tehtud piritus. Mees tehtud piritus, et väga maitseb. Läbi lõhki, jah. Puhas toodang ja midagi kuskilt hullu juurde toodud ei ole. Jah, vaat võsamesinikud, jah. No on niisuguse mesinikke ka, kes püüavad, ma ei ütle, et petta, aga tarbijad natuke ninapidi vedada. Siin igal suvel on Mõisakülas on inimesed piirilaad. Ja üks aasta ma seal käisin piirilaadal. See oli kuskil, natuke enne jaanipäeva oli see laat. Tähendab, sealt tulevad kokku, lätlased tulevad sealt Lätimaa poolt ja Mõisakülast lähevad eestlased ja siis on see pikki maantee serva on siis need müügikohad, väga huvitav laat. Ja lähen siis mina ühe mesiniku juurde, see oli siit Põhja-Sakala vallast pärit mesinik, lähen sinna juurde, tema laua peal purk Pärda-Aiemesi. Ma küsin, et kas on tänavu aasta? Jaa, see on tänavu aastane mesi ja nii edasi. Pärnales hakkas õitsema 2 nädala pärast. Aga juba Põhja-Sakala vallas, ilmselt Pärn hakkas enne õitsema kui Lätimaal. Ma ei oleks võib-olla pahaks pannud, kui oleks lätlasel olnud.
Läti loodus on ikkagi meie omast nädalapäevad ees, Leedu oma on umbes 2 nädalat ees. Tähendab, kui seal oleks laada peal olnud leedulane ja oleks müünud Pärna-Aie mett, siis ma oleks peaaegu uskuma jäänud. Aga et Põhja-Sakala vallast tuleb nüüd üks mesinik Mõisaküla mett müüma ja väidab, et tal on Pärna-Aie mesi. No see tekitab kahtlusi. Nii ta on. Ja. Aga Antu, aitäh selle tänase kohtumise eest. Me oleme vestelnud siin juba mitu tundi. Varsti täis, et ära siis pahanda, kui Vilm saab valmis või Vilmi lõik pisik, et ta läheb meil natuke kokku surutuma, et kõike ja meie oleme sinuga nüüd tuttavad olnud juba ju 10 aastat. Peaaegu, jah. 10 on täis, mina tulin ju mesindussektorisse 2. aprillil 2012. Siis on täis, jah. Ja, siis on juba, et oleme siin omavahel ju vaielnud ja plaane pidanud ja osasid projekte ka ellu viinud, et sinu poolt koostatud mesinikkalender, mis oli siis esimene meie ühistööna, oli väga populaarne, et ma loodan, et kunagi saab valmis ka meie see õpik. Sa mõtled ikka see aastaring mesilas? Jaa, ikka aastaring mesilas, et kui su tervis ikkagi vastu peab, et ma tean, et sa tegid ühe redaktsiooni valmis ja siis sa ütlesid, et see sulle ei meeldi, hakkasid otsast peale. Otsast peale, jah. Et vaatame, kuidas, nagu öeldakse, et elame päev korraga, vaatame, kuidas elu ja tervis jätkub, et ma loodan, et meie koostöö jätkub veel. Aitäh, aitäh. Ja aitäh sulle vastuvõtmise eest. Iga eduka mehe taga seisab alati üks tubli naine, et mees on pea, aga naine on see kael, kes keerab seda pead õigesse suunda. Velda, kas sina, kus te Antuga üldse kohtusite ja kuidas, ja kaua te olete nüüd koos juba seda mesinduselu ja seda aiaelu ja kõike koos vedanud? Kohtusime Tartus ikka elu parimate aastate ajal EPAS ja palju aastaid sai nüüd. Kohe mai lõpus saab. Arvuta natukene, 64. aastast. 58. Nii et 50 pluss aastat. Kui paar aastat veel vastu peame, siis on 60. Neid on vähe. Kas on olnud raske seda kaela keerata selle mehe pea otsas? No ega väga lihtne ei ole. Kõik teavad omast käest. Ja tema oli ka perekonna pea. Aga mesinduses, mis oli sinu osa? Kas olid ainult nagu mõned mesinikud ütlevad, et vurri mul pole vaja, mul on naine, kes vurri keerutab. Kas olid ainult vurri keerutaja või said sa ikkagi rohkem sõna sekka öelda? No ikka väga vähe, see oli põhiline. Ja vurri ka sai keerutada, aga muidu oli mesindus, oli tema pool. Omal ajal oli minul loomakasvatus, aiandus ja tööd oli niigi küll. Ja iga oli ka selline, et enam koormust juurde võtta enam ei jõudnudki. No sul on tegelikult väga ilus lilleaed, aga kuna praegu me oleme siin täna 30. aprillil, siis lihtsalt lilled ei õitse, sest sel aastal on väga vähe õitseb siin, et väga külm kevad on olnud, eks ole, muidu sul on väga ilus aed ja kõik. Näete, siin on väga palju tulpe tulemas, see on pärast, kui kõik nad õitsevad, siis teised asjad siin ei paistagi välja. Aga ma küsin teie käest, kas teil nüüd teil on suur järeltulev põlvkond ja Antu on kogu aeg rääkinud suursuguvõsa ja kõik ja et kuidas teie mesinduse järeltuleva põlvkonnaga on, et lapselast ma tean, Madli, kes siin eelmisel aastal koos, mina sain oma esimesed ristsed ju ka teie juures nii-öelda vurritamisega ja mee võtmisega ja siis oli lapselaps Madli siin tublilt tegutsemas, et kas temast tuleb teie mesinduse nii-öelda pärija? No võib jätkaja, ütleme, pigem niimoodi. Seda ei tea kindlalt, aga huvi on küll.